Nõukogude raha. Kujutage ette üht dokumenti. Kollakas pruun paber, mille servad on aja jooksul kergelt kulunud. Ülaservas märge konfidentsiaalne. Alumises nurgas allkiri, mille tint on kahvatu, kuid siiski loetav. See on üks neist paberitükkidest, mida ei pidanud kunagi säilima. Üks neist, mis pidi kaduma tuha ja ajaloo tolmu alla. Aga see jäi. Ja see, mis sellel dokumenti on kirjas, muudab kõike, mida me arvame teadvat Eesti iseseisvuse lõpuaastate kohta. See on Nõukogude Liidu kaubandusesinduse väljamaksekorraldus. Summa 4000 Ameerika Ühendriikide dollarit. Saaja Konstantin Päts. Aasta 1924. Kui selle numbri suurus teile veel ei ütle, siis võtke hetkeks miski muu, samal ajal oli Eesti ministri aastapalk umbes $1200. Päts sai Moskvalt rohkem kui 3 korda enam. Iga aasta. 10 aastat järjest. Kokku $40,000 selleks ajaks, mil ta sai riigi presidendiks. Selleks ajaks, mil tema käed pidid olema kõige puhtamad, olid need juba märgitud mustrist, mida ta ise ei osanud või ei tahtnud enam maha pesta. See pole lugu, mida teile jutustati koolipinkides. See pole õpikute versioon, kus Päts seisis väljakul ja tõstis käed üles, kuulutades rahvale, meie riik on vaba. See on teine lugu. See on lugu, mis peideti arhiivide põhja, mis mattus teise maailmasõja kaosesse, mis unustati või taheti unustada. Kuid dokumendid ei kao kunagi täielikult. Need jäävad ootama. Ja kui keegi lõpuks leiab julguse neid lahti võtta, siis nad räägivad. Need räägivad rahast. Nad räägivad võlgadest. Nad räägivad sellest, kuidas üks mees, kes pidi esindama rahvuslikku uhkust, hakkas tegelikult sõltuma režiimist, mis unistas tema riigi hävitamisest. Nõukogude Liidu täievoliline esindaja Leonid Stark kirjutas oma raportis Moskvasse 1926. aastal, Päts on meie mees. Tema isiklikud rahalised raskused teevad temast juhtiva, keda me saame kasutada meie huvides. Need ei ole poliitilise metafoori sõnad. Need on juhised, mida saadeti tagasi Kremlisse. Juhised selle kohta, kuidas üht riigimeest võib ära osta. Kuid alustame algusest. Mitte sellest, kuidas raha liikus, vaid sellest, miks see üldse liikuma hakkas. Päts oli 1920. aastate alguses ärimees sama palju kui poliitik. Ta oli Harju Panga üks asutajaid. See pank pidi olema Eesti rahvusliku majanduse tugisammas. See pidi rahastama põllumajandust, väikeettevõtjaid, kõike seda, mis pidi tõestama, et Eestis suudetakse elada ilma Vene või Saksa rahata. Kuid 1923. muutus see pank probleemiks. Riskantne laenamine. Ebaõnnestunud investeeringud. Panga raamatupidamine hakkas näitama miinuseid, mida ei olnud enam võimalik varjata. Ja kui 1925. aastal Harju Pank lõplikult maksujõuetuks kuulutati, seisis Päts silmitsi koguni isikliku finantskatastroofi järel. Ta oli vastutav. Tema nimi oli seal all. Ta oleks võinud kaotada mitte ainult oma vara, vaid ka oma poliitilise tuleviku. Kujutage ette seda olukorda, mees, kes oli korduvalt olnud riigivanem, kes oli üks Eesti riigi alusepanijatest, äkki paljastub kelminagi, kes ei suutnud isegi oma raha hallata. Kuidas see oleks välja näinud? Kuidas ta oleks saanud edasi? Aga ta sai edasi. Täpselt samal ajal, kui Harju Pank varises, algas üks teine rahavoog. Tasane. Korrapärane. Salajane. Nõukogude Liidu kaubandusesindus hakkas maksma Pätsile 4000 aastahonorari. Ametlikult oli ta nende juriidiline nõustaja. See tähendab, et tema nimele oli pandud paberitele allkiri, mis ütles, mina aitan teid tegutseda Eesti õigusruumis. Mina selgitan teile seadusi. Mina esindaksin teid kohtus, kui peaks vaja olema. Aga kas Nõukogude kaubandusesindus vajas tõesti nii kallihinnalist juriidilist nõustamist? Kas Moskva maksis $4000 eest tõesti ainult seda, et Päts vaataks läbi paari lepingu teksti? Või ostis Moskva midagi muud? Midagi, mida ei kirjutatud lepingutesse. Midagi, millest ei räägitud avalikult. Mõjuvõimu. Juurdepääsu. Seda tunnet, et Eesti riigimees on nende võlglane. See on see koht, kus algab moraalne hall tsoon. Pätsil olid võimalused. Ta oleks võinud keelduda.
Ta oleks võinud öelda, mina ei võta raha selle valitsuse käest, kes on hiljuti veel proovinud minu riigis korraldada kommunistlikku riigipööret. Sest just see oli juhtunud kõigest 1 aasta enne seda, kui Päts hakkas Nõukogude kaubandusesinduse palgal olema. 1923. aastal üritasid Eesti kommunistid, kes said käsklusi ja raha Moskvast, võtta Eestis võimule. Nad planeerisid valitsushoone hõivamist. Nad planeerisid arreteerimisi. Neil oli relvi, neil oli nimekiri, kes pidi kaduma. See katse ebaõnnestus, kuid see oli reaalne. Ja Viktor Kingissepp, üks kommunistlike jõudude juhtidest, hukkati sellel aastal. Tema surm tegi teda märtriks Nõukogude propagandas, kuid tegi ka selgeks, et Eesti riik ja Nõukogude Liit olid vaenlased. Aga Päts ei käitunud nagu vaenlane. Ta käitus nagu äripartner. Ta võttis nende raha. Kas see oli pragmaatika või oli see juba algus millestki, mis hiljem, aastal 1940, muutus vältimatuks? Kuidas seda raha maksti, on omaette lugu. See ei tulnud avatud pangaülekandega. See ei tulnud Pätsi nimele otse. On arhiivimaterjale, mis viitavad sellele, et osa tasusid liikus läbi keeruliste skeemide. Välispangad. Vaheettevõtted. Vahel sularaha kohvrites. Mõelge sellele hetkeks, Eesti president, kes pidi esindama läbipaistvust ja rahvuslikku uhkust, võttis vastu sularaha, mida ei saanud jälgida. Mida ei saanud deklareerida. Mida ei saanud kirja panna ühessegi ametlikku raamatupidamisesse. See raha oli must raha. Ja see oli tulnud režiimilt, mille eesmärk oli lõpuks Eesti iseseisvus hävitada. Kuidas see mõjutas Pätsi otsuseid järgnevatel aastatel? Kas see muutis teda? Kas iga kord, kui ta istus valitsuse istungil ja oli arutelu all mingisugune leping Nõukogude Liiduga, tundis ta seda raskust, et tema isiklik rahaline heaolu oli seotud nende heaoluga? Kas ta suutis endiselt olla vaba mees? Päts elas 1920. ja 30. aastatel eluviisi, mis ei olnud tagasihoidlik. Tema talu Kloostrimetsa lähedal oli uhke. Seal kasvas aed. Seal olid hobused. Seal oli ruum, kus ta võis vastu võtta külalisi ja rääkida neile rahvuslikust idealismist, samas kui tema rahakott oli täidetud Moskva rahaga. See pole süüdistus, mis tuleb ainult ühelt poolt. See on vastuolu, mis on kirjas dokumentidesse. See on vastuolu, mida tunnistasid koguni tema lähedased kaasaegsed, kes hiljem, kui kõik oli juba möödas, hakkasi vaikselt küsima, mida ta tegelikult teadis. Mida ta tegelikult tegi? Ja miks ta ei seiskanud vastu, kui oli viimane hetk? Kuid me ei saa rääkida ainult Pätsist. Me peame rääkima ka teistest. Me peame rääkima Leonid Starkist. Ta oli Nõukogude Liidu täievoliline esindaja Eestis aastatel 1924 kuni 1930. Tema roll ei olnud ainult diplomaatiline. Tema roll oli koguda informatsiooni. Tema roll oli mõjutada. Tema roll oli leida neid mehi, keda võis kasutada. Ja Päts oli nimekirjas. Starki raportid, mis on säilinud Venemaa riiklikus sotsiaalpoliitilise ajaloo arhiivis, kinnitavad seda. Seal on kirjas fraasid nagu Päts on meie huvides. Seal on kirjas, tema finantsolukord teeb temast haavatava. Need ei ole spekulatsioonid. Need on dokumendid, millele on alla kirjutanud inimene, kes kandis Kremli autoriteeti. Stark teadis täpselt, mida ta tegi. Ta ehitas võrgustikku, mis pidi tegema Eesti riigi juhtimise lihtsamaks, kui tuleks päev, mil Moskva otsustaks, et iseseisvus on läbi. Ja Päts, kas ta seda teadis või mitte, oli osa sellest võrgustikust. Kas te tunnete seda? Seda kummalist tunnet, kui ajalugu äkki ei ole enam mustvalge. Kui kangelane, keda teile õpetati lugu pidama, hakkab tunduma kaheldavana. Päts ei olnud lihtne kurjategija. Ta ei olnud agent, kes tahtis oma riiki reetma. Kuid ta oli nõrk. Ja nõrkusest piisab. Nõrkusest piisab selleks, et keegi teine võtab kontrolli. Nõrkusest piisab selleks, et hiljem, kui tuleb kriis, ei ole enam jõudu vastu panna. Kas Päts oli see mees, kes müüs Eesti Nõukogude Liidule? Ei. Aga kas ta oli see mees, kes tegi selle müügi lihtsamaks? Küsimus on juba raskem. Nüüd liigume edasi. Võtame need kõik faktid ja vaatame, mis juhtus järgmistel aastatel. Võtame need kohvrid sularahaga,
need pangakontod, need salajased lepingud ja vaatame, kuidas need muutusid poliitilisteks otsuseks. Sest raha ei ole kunagi ainult raha. Raha on võim. Raha on kohustus. Ja raha on mälu. Päts võis unustada, kust tema raha tuli. Kuid Moskva ei unustanud. Moskva pidas arvet. 1930 aastate alguses oli Eesti majandus põimunud Nõukogude Liiduga rohkem, kui paljud inimesed teadsid. Tartu rahuleping 1920 oli andnud Eestile iseseisvuse, kuid see oli andnud ka midagi muud. See oli andnud Eestile rolli. Eesti muutus üheks peamiseks transiidikoridoriks, mille kaudu Nõukogude kaubad ja kuld liikusid läände. Tallinna sadam oli koht, kus Vene nafta jõudis laevadele, mis viisid selle Euroopasse. Eesti ettevõtted said teenida seda, et nad olid vahendajad. Ja Päts oli seotud paljude nende ettevõtetega, mis tegelesid just selle äriga. Ta ei olnud ainuke. Teised poliitikud, teised äriinimesed, kõik said oma osa. Kuid Päts oli see, kes oli kõige kõrgemal. Päts oli see, kelle nimi kandis kõige rohkem kaalu. Ja see tegi temast Moskva jaoks kõige väärtuslikuma. Ajakirjanduses ilmusid 1920. aastatel mõned artiklid, mis püüdsid viidata sellele, et midagi ei klapi. Et poliitikud, kes räägivad rahvuslikust uhkusest, elavad eluviisi, mis ei vasta nende ametlikele sissetulekutele. Kuid need artiklid jäid ebaselgeks. Neid keegi ei uurinud lõpuni. Ja kui Päts korraldas 1934. aastal riigipöörde, mil ta sulges Riigikogu ja võttis võimu enda kätte, siis kõik sellised küsimused kadusid avalikust arutelust üldse. Autoritaarne režiim, mille Päts lõi, ei sallinud kriitikat. See ei sallinud küsimusi. See ei sallinud uurimist. Päts muutus süsteemiks. Ja süsteemi ei kritiseeri. Kuid Moskva jälgis. Moskva jälgis alati. Moskva vaatas, kuidas Päts võimul käitub. Nad vaatasid, milliseid otsuseid ta teeb. Nad vaatasid, kas ta on endiselt nende huvides või kas ta hakkab muutuma liiga iseseisvaks. Ja see, mida nad nägid, rahuldas neid. Päts ei olnud nende vaenlane. Ta ei olnud isegi nende vastane. Ta oli keegi, kellega sai äri ajada. Ta oli mõistlik. Ta oli etteaimatav. Ja see oli Moskva jaoks kõige olulisem omadus. Nõukogude Liit ei vajanud Eestis kedagi, kes võitleb. Nad vajasid kedagi, kes võtab vastu. Ja Päts tundus olevat just see mees. Adolf Joffe, üks varasemaid Nõukogude diplomaate, kes oli seotud Tartu rahulepingu läbirääkimisega, oli juba 1920-ndatel täheldanud, et Eesti eliit on jagatav. Seal on neid, kes vihkavad Nõukogude võimu igavesti, ja seal on neid, kes on valmis kompromissiks, kui see teenib nende isiklikke huve. Päts kuulus teise kategooriasse. Ta ei olnud kommunist. Ta ei uskunud nende ideoloogiasse. Kuid ta ei olnud ka ideoloogiline vastane, kes oleks nõus enda elu ohtu seadma, et võidelda nende vastu. Ta oli praktiline. Ja see praktilisus muutus järk-järgult sõltuvuseks. Kas Päts mõistis seda ise? See on üks suuremaid küsimusi, millele me ei saa kunagi lõplikku vastust. Kuid on vihjeid. On mälestusi inimestelt, kes töötasid tema lähedal. On kirju, mida ta kirjutas oma pereliikmetele, kus ta kurtis, et poliitika on muutunud liiga keeruliseks, et vastaseid on liiga palju, et ta ei tea enam, keda usaldada. Need on märgid mehest, kes tunneb, et kontrolli on kaotatud. Ja kui kontrolli on kord kaotatud, siis on lihtne langeda olukordadesse, kus keegi teine hakkab seda kontrolli sinu eest hoidma. Moskva hoidis. Moskva ulatas käe. Aga see käsi ei olnud abi. See käsi oli käerauad, mida kanti sametiga. 1934. aastal, kui Päts võttis üle autoritaarse võimu, reageeris Moskva sellele üllatavalt rahulikult. Teised Euroopa riigid olid šokeeritud. Lääne ajakirjandus kirjutas, et Eestis on toimunud diktatuuri tõus. Kuid Nõukogude ajalehed olid vaiksed. Nad ei kritiseerinud. Nad ei nõudnud. Nad lihtsalt vaatasid. Ja see vaikus oli kõnekas. Moskva ei kartnud Pätsi. Moskva teadis, et Päts on nende taskus. Ehk mitte otseses mõttes, mitte nii, et ta saadaks neile salajasi raporteid või et ta oleks nende agent. Kuid ta oli seotud.
Ta oli nii seotud oma varasema rahaga, oma varasemate lepingutega, oma varasema pragmaatikaga, et ta ei suutnud enam teha midagi, mis läheks otseselt nende huvide vastu. Ja see oli piisav. Mõelge sellele. Mõelge sellele, mis juhtus 6 aastat hiljem. 1939. aastal, kui Stalin ja Hitler tegid Molotovi-Ribbentropi pakti, oli Eesti saatus juba otsustatud. Eesti ei saanud teha midagi, mis oleks seda muutnud. Kuid kuidas Päts reageeris? Ta ei karjunud. Ta ei tõmmanud relvi välja. Ta ei kutsunud rahvast tänavatele. Ta sõlmis baaside lepingu. Ta lasi Nõukogude väed Eesti territooriumile. Ta ütles, et see on ainus viis, kuidas säilitada mingisugust autonoomiat. Ja järgmisel aastal, kui Nõukogud esitasid ultimaatumi ja Eesti valitsus kapituleerus, oli Päts endiselt seal. Ta oli endiselt ametis. Ta ei lasknud tulistada. Ta ei käskinud sõdida. Ta andis alla. Kas see oli tarkus või oli see nõrkus? Kas see oli harimatuse tõttu või oli see seetõttu, et ta teadis juba ammu, et vastupanu on kasutu, sest ta oli juba ammu seotud nende süsteemiga? Magnus Ilmjärv, Eesti ajaloolane, kes on uurinud neid arhiive kümneseid aastaid, kirjutas oma raamatus Hääletu alistumine järgmist: Eesti kapitulatsioon 1940. aastal ei alanud ultimaatumiga. See algas aastakümneid varem, kui Eesti eliit hakkas aktsepteerima seda, et nende iseseisvus sõltub Moskva heatahtlikust suhtumisest. Ja see heatahtlik suhtumine osteti. See osteti rahaga. See osteti lepingutega. See osteti sellega, et inimesed nagu Päts said jätkata oma mugavat elu, samal ajal kui nende riik libises aegamööda lähemale orjusele. Need on tugevad sõnad. Need on sõnad, mis süüdistavad. Kuid kas need on õiged? Kas Päts tõesti müüs Eesti? Või oli ta lihtsalt mees, kes oli olukorras, kus polnud häid valikuid, ja ta valis vähimat kurja? See on dilemma, millega me peame elama. Ajalugu ei anna meile lihtsaid vastuseid. Ajalugu annab meile fakte ja laseb meil neid tõlgendada. Fakt on see, et Päts võttis Nõukogude kaubandusesinduselt raha 1920. ja 30. aastatel. Fakt on see, et see raha oli tohutu summa. Fakt on see, et Moskva kasutas seda raha mõjuvõimu ostmiseks. Fakt on see, et Päts ei seiskanud vastu 1940. aastal, kuigi ta oli president, kuigi ta oli kõrgem autoriteet, kuigi ta oleks võinud vähemalt üritada. Kuid see, mis seob kõiki neid fakte kokku, ei ole kirjutatud ühessegi dokumenti. See on kirjutatud Pätsi vaikimisse. See on kirjutatud tema otsustesse, mida ta ei teinud. See on kirjutatud nendesse aastakümneteisse, mil ta uskus, et ta suudab mängida mõlema poolega, kuni lõpuks selgus, et mängiti temaga. Kas te usaldaksite inimest, kes elas sellise elu? Kas te usaldaksite riigimeest, kelle rahakott oli täidetud vaenlase rahaga? Või ütleksite te, ta oli oma aja inimene, ta tegi seda, mida pidas vajalikuks? Need on küsimused, mida peate ise endalt küsima. Sest Päts ei ole enam siin, et vastata. Aga dokumendid on siin. Ja need räägivad. Viimane lõik selles peatükis. Viimane hetk, enne kui me jätkame järgmiste peatükkidega. Mõelge sellele, mida te nüüd teate. Mõelge sellele, mida teile ei räägitud. Mõelge sellele, kui palju meie oma ajalugu on kirjutatud nii, et see teeniks mingisugust narratiivi, mingisugust lootust, mingisugust uhkust. Kuid tegelik ajalugu on kirjutatud inimeste nõrkustest. See on kirjutatud valest, mis tehti pragmaatika või ahvatluse või hirmu nimel. Päts ei ole ainus. Ta on lihtsalt kõige kuulsam. Kuid kui vaadata läbi kogu Eesti iseseisvuse lugu 1920. kuni 1940. siis näeme seda mustrit: inimesed, kes usuvad, et nad suudavad olla targemad kui süsteem, mille kallal nad mängivad. Ja lõpuks on süsteem alati targem. Moskva ostis Eesti järk-järgult. Mitte ühe tehinguga. Mitte ühe lepinguga. Vaid sadadega väikeste tehingutega, millest igaüks tundus omal ajal mõistlik. Ja Päts oli üks neist tehingutest. Ta oli kallis tehing. Ta oli oluline tehing. Kuid ta oli tehing. Ja 1940. aastal, kui viimased Eesti sõdurid seisid tänavatel ja vaatasid Nõukogude tanke, oli liiga hilja küsida, kas oleks saanud teisiti. Liiga hilja küsida, kas Päts oleks saanud olla tugevam.
Liiga hilja küsida, kas see raha, mida ta võttis 16 aastat varem, tegi temast selle mehe, kes ei suutnud enam vastu panna. Aga meie saame seda küsida praegu. Ja me peame seda küsima. Sest kui me seda ei küsi, siis meie ajalugu jääb lihtsalt pähe õpitavaks loeteluks sündmustest. Aga ajalugu ei ole loetelu. Ajalugu on valikud. Valikud, mida tegid inimesed nagu meie. Ja Päts tegi oma valikud. Nüüd peame meie tegema oma. Kas see raha tõesti muutis ajaloo kulgu? Kas $40,000 ostsid Eesti iseseisvuse lõpu? Või oli see lihtsalt üks nõrkuse sümptom suuremas haiguses, mis oli juba ammu juurdunud? Järgmistes peatükkides vaatame lähemalt, kes veel olid seotud. Kes veel võttis Moskva raha? Kes veel mängis seda mängu, mida keegi ei suutnud võita? Aga praegu jätkem see siia. Päts oli mees, kes uskus, et ta suudab olla pragmaatiline. Ja see pragmaatilisus kaotas talle lõpuks kõik. Kuidas see kõik algas? Mitte Moskva poolt. Mitte Starki raportitega. Vaid Eesti enda majanduskrambiga, mis sundis Pätsi minema sinna, kust abi tuli. Sest kui me räägime 1920-ndatest, siis peame rääkima ka sellest, mis oli Eestis valesti. Tartu rahuleping 1920. aastal oli suur võit. See oli moment, mil Eesti sai de jure tunnustatud iseseisvana. Kuid see oli ka moment, mil Eesti pidi hakkama elama ilma Vene turust, ilma Vene kapitalist, ilma Vene tööstusest. Eesti oli äkki üksinda. Väike riik, 1 miljon inimest, kes pidi looma majandust nullist. Ja loomulikult oli see raske. Loomulikult tekkisid pangad, mis võtsid riske. Loomulikult tekkisid poliitikud, kes hakkasid investeerima äridesse, mis lubasid kiiret kasu. Ja loomulikult, kui need äritegemised ebaõnnestusid, tekkisid võlad. Harju Pank oli üks neist projektidest, mis pidi näitama, et Eesti suudab ise. See oli pank, mis pidi rahastama Eesti põllumajandust, Eesti väikeettevõtteid. Kuid Harju Pank hakkas üsna kiiresti tegelema ka riskantsemate tehingutega. Laenud, millel ei olnud piisavat tagatist. Investeeringud projektidesse, mis olid optimistlikult planeeritud, kuid mille jaoks polnud tegelikult turgu. Ja 1923. aastal oli selge, et midagi on väga valesti. Pangal oli võlgu rohkem, kui tal oli varasid. Ja Päts, kes oli nõukogu liige, oli vastutav. Kui pank pankrotistus 1925. aastal, oli skandaal. Ajalehed kirjutasid. Opositsioonipoliitikud nõudsid selgitusi. Pätsilt oodati, et ta võtab vastutuse. Kuid vastutuse võtmine oleks tähendanud tema poliitilise karjääri lõppu. Ja Päts ei tahtnud seda. Ta ei saanud seda lubada. Tal oli perekond. Tal oli kohustused. Tal oli ambitsioon. Tal oli plaan saada taas riigivanemaks, ehk isegi rohkem. Nii et ta vajas raha. Ta vajas raha kiiresti. Ja ta vajas rahaallikat, mis ei küsinud liiga palju küsimusi. Nõukogude Liidu kaubandusesindus oli paras partner. Neil oli raha. Neil oli huvi Eesti vastu. Nad tahtsid, et Eesti oleks nende transiidikoridor. Nad tahtsid, et Eesti poliitikud oleksid nendega koostööaltid. Ja nad teadsid, et kui sa tahad inimest mõjutada, siis üks parimaid viise on aidata teda hetkel, kui ta on kõige haavatavam. Päts oli haavatav 1924. aastal. Ja Moskva aitas. Nad võtsid tema juurde ühendust. Nad pakkusid lepingut. Nad ütlesid, tule meile nõustajaks. Me maksame sulle korralikku tasu. Sa ei pea tegema midagi seadusevastast, lihtsalt anna meile nõu, kuidas Eestis äritegevust ajada. Ja Päts nõustus. Kas see oli reetsmine? Kas see oli pragmaatika? Või oli see lihtsalt valik, mida tegi mees, kes ei näinud teist väljapääsu? Need küsimused on keerulised. Kuid üks asi on kindel, see valik muutis kõike. Alates sellest hetkest ei olnud Päts enam täielikult vaba. Ta oli seotud. Ta oli võlglane. Mitte ainult raha mõttes, vaid ka psühholoogilises mõttes. Kui sa oled võtnud kellegi käest raha, siis sa oled kohustatud. Võib-olla mitte kirjutatud kohustused, mitte juriidilised kohustused, kuid sotsiaalsed kohustused. Kohustused olla mõistlik, olla koostööaldis, mitte minna nende vastu, kes sind aitasid. Leonid Stark, nõukogude esindaja, mõistis seda täielikult.
Tema kirjad Moskvasse ei olnud ainult raportid selle kohta, mida Päts teeb. Need olid raportid selle kohta, kuidas Pätsi saab kasutada. Stark kirjutas, Päts on heas positsioonis. Ta on populaarne mõõduka rahvuslase seas. Ta ei ole kommunist, kuid ta ei ole ka meie vaenlane. Tema majanduslik olukord teeb temast sõltuvaks. Me peaksime teda hoidma meie mõjuvõimu all. See ei ole diplomaatia. See on manipulatsioon. See on strateegia. Ja see töötas. Kas Päts sai aru, mida temaga tehakse? See on küsimus, mida me võime ainult oletada. Kuid on märke sellest, et ta tundis ebamugavust. On mälestusi sellest, kuidas ta mõnikord rääkis oma lähimatele sõpradele, et Nõukogude Liiduga äriajamine on nagu tantsimise koos krokodilliga. Sa tead, et see on ohtlik, kuid sa loodad, et sa suudad olla piisavalt kiire, et mitte süüa saada. Kuid lõpuks ei ole keegi piisavalt kiire. Lõpuks saab krokodill alati selle, mida ta tahab. Kuidas seda raha kasutati, on ka oluline. Päts ei pannud seda lihtsalt panka ja ei elanud tagasihoidlikku elu. Ta investeeris. Ta ostis maad. Ta ehitas oma talu. Ta toetas projekte. Ja mõned neist projektidest olid seotud sama Nõukogude transiidi ja kaubandusega, millest tema tasu tuligi. See tähendab, et ta muutus järk-järgult osaks süsteemist, mis ühendas Eesti majandust Nõukogude majandusega. Ja see ei olnud juhuslik. See oli strateegiline. Moskva ei tahtnud Eesti poliitilist anneksiooni kohe. Nad tahtsid majanduslikku integratsiooni. Nad tahtsid, et Eesti oleks nende turust sõltuv. Ja Päts aitas seda teha. Mitte sellepärast, et ta oleks olnud nende agent, vaid sellepärast, et tema isiklikud huvid kattusid nende strateegiliste huvidega. Võtame ühe konkreetse näite. Nafta. Nõukogude Liit hakkas 1920. aastatel eksportima naftat Euroopasse. Ja Eesti oli üks peamisi transiiditeid. Eesti firmad, mis tegelesid nafta edasimüügiga, teenisid tohutult. Päts oli seotud mõne sellise firmaga. Mitte otseselt omanikuna, vaid Nõukogude liikmena, nõustajana, investorina. Ja see tähendas, et iga kord, kui Nõukogude nafta voolas läbi Eesti, teenis ta. Iga kord, kui Eesti valitsus tegi otsuseid, mis tegid selle transiidi lihtsamaks, teenis ta. Kas ta tegi neid otsuseid ainult sellepärast, et ta teenis? Ei. Kuid kas ta oleks teinud teistsuguseid otsuseid, kui ta poleks teeninud? See on küsimus, millele pole vastust. Ajakirjanikud üritasid sellest kirjutada. Kuid tsensuur oli range. Ja isegi ilma tsensuurita, kui sa süüdistad riigimeest korruptsioonis, siis pead olema väga kindel oma faktides. Ja faktid olid varjatud. Pangakontod olid välismaal. Tehingud olid tehtud läbi vaheettevõtete. Lepingud olid konfidentsiaalsed. Nii et avalikkus ei teadnud. Enamik inimesi nägi Pätsi kui rahvuslikku kangelast. Nad nägid teda kui meest, kes võitles vabadussõjas, kes aitas ehitada Eesti riigi, kes seisis valvurina nende iseseisvuse eest. Ja ta oli kõik see. Kuid ta oli ka midagi muud. Ta oli mees, kes tegi kompromisse. Ja need kompromissid, mis tundusid alguses väikestena, muutusid järk-järgult suureks koormaks, mida ta enam kanda ei suutnud. 1930-ndatel, kui Päts sai järjest rohkem võimu, muutus see olukord veelgi keerulisemaks. Ta ei olnud enam ainult üks poliitik paljude seas. Ta oli riigi liider. Ta oli mees, kellele kõik vaatasid. Ja samal ajal ta oli endiselt seotud oma varasema rahaga, oma varasema kompromissiga. Kas Moskva kasutas seda? Jah. Kas nad kasutasid seda avalikult? Ei. Kuid nad kasutasid seda privaatselt. Nad tuletasid meelde. Nad läkitasid signaale. Nad lasksid Pätsil teada, et nad teavad. Ja see teadmine, see hirm, et saladus võib välja tulla, hoidis teda kontrolli all. Mõelge sellele, mees, kes on president, kes on kõrgeim autoriteet riigis, kuid kes ei ole vaba. Kes teab, et tema minevikus on midagi, mida võib kasutada tema vastu? Kes teab, et üks vale samm, üks otsus, mis läheb liiga kaugele Moskva huvidest ja ta võib kaotada kõik? See on orjus. Mitte füüsiline orjus, vaid vaimne orjus. Ja see oli saatus, mille Päts lõi endale ise.
Mitte sellepärast, et ta oleks olnud halb inimene, vaid sellepärast, et ta tegi valiku, mida ta arvas olevat pragmaatiliseks, kuid mis osutus lõpuks lõksuks. Nüüd, kui me oleme näinud, kuidas Päts sattus sellesse olukordasse, peame küsima, kes veel? Kes veel oli seotud Moskva rahaga? Kes veel tegi kompromisse? Ja mis juhtus järgmistel aastatel, kui see võrgustik, mida Moskva ehitas, hakkas tihenemase? Sest Päts ei olnud ainus. Ta oli lihtsalt kõige nähtavam. Ja see muudab loo veelgi traagilisemaks. Sest kui Eesti eliit oli osaliselt ostetud, siis kuidas saab rahvas usaldada, et nende juhid võitlevad nende eest? Nõukogude raha jätkub. 1926. aastal, kui Päts juba oli võtnud Nõukogude raha 3 aastat, saabus Tallinnasse inimene, keda ametlikult ei registreeritud. Ei piletit. Ei passikontrolli märget. Ei ühtegi jälge, mis kinnitaks, et ta oli üldse Eestis. Kuid ta oli siin. Ta tuli hilisõhtul, kui sadamas polnud enam palju inimesi. Ta kõndis pikki kiviplaati, kus seisid vanad puukuurid ja kust veel tundis kalahaisu ja niiskust. Keegi ei pööranud tähelepanu. Keegi ei küsinud. See mees kandis halli mantlit, mis oli liiga suur tema kehale. Ta vaatas ringi, nagu keegi, kes otsib tuttavat nägu, kuni üks teine mees, kes seisis laoukse kõrval, andis märku. Nad vahetasid mõne sõna. Siis kadusid mõlemad öö sisse. Kes nad olid? Mida nad rääkisid? Ja miks selle kohtumise kohta ei ole ühtegi ametlikku dokumenti? On ainult üks allikas, endine sadamatöötaja, kes oli sel ööl vahetuses ja kes mäletab praegugi, 68 aasta pärast, kuidas tema ülemus käskis tal minna koju varem kui tavaliselt. Ära küsi. Mine lihtsalt, öeldi talle. Ja ta läks. Kuid enne kui ta lahkus, nägi ta seda meest hallis mantlis. Ja ta nägi teist meest, kes ootas. Ning see teine mees oli keegi, keda ta oli näinud varem ajalehes. See oli Konstantin Päts. Kas see tõesti juhtus? Kas Päts tõesti kohtusse kellegagi, keda ei tohtinud registreerida? Ei ole fotosid. Ei ole tunnistajaid, kes oleksid julgenud rääkida ametlikult. Kuid on arhiivis üks dokument, mis viitab sellele, et 1926. aastal augustis toimus midagi ebatavalist. See on Starki sisemine raport, milles ta kirjutab, kohtumist ei registreeritud avalikult, kuid vestlus toimus vastavalt plaanile. Meie kontakt kinnitab lojaalsust. Kellega kohtumine? Mis vestlus? Stark ei täpsusta nimesid, sest ta ei pidanud. Tema lugejad Moskvas teadsid. Nad teadsid, millest ta räägib. Ja kui vaadata kronoloogiat, siis samal nädalal, mil see raport kirjutati, võttis Eesti valitsus vastu otsuse, mis laiendas Nõukogude kaubandusesinduse õigusi Eesti territooriumil. Juhuslik ajastus. Või oli see täpselt see, mida kokku lepiti sel hilisõhtul sadamas? Me ei saa kunagi olla 100% kindlad. Ajalugu ei anna meile videomat. Ajalugu annab meile tükid ja meie peame need tükid kokku panema. Kuid mida rohkem tükke me leiame, seda selgem pilt hakkab tekkima. Ja see pilt näitab meile üht, Päts ei olnud lihtsalt nõustaja, kelle nimi oli paberil. Ta oli keegi, kellega Moskva pidas vajalikuks kohtuda salaja. Keegi, kellelt nad küsisid nõu. Keegi, kellega nad jagasid plaane, mida ei tohtinud keegi teine teada saada. See ei ole enam pragmaatika. See on salatsoon. See on salaline koostöö. Ja sellel on tagajärjed, mida Päts ei osanud ette näha. Aga miks ta seda tegi? Miks mees, kes oli juba poliitilise karjääri tipus, kes oli juba tuntud ja austatud, riskeeris kõigega, minnes kohtuma inimestega, keda ei tohtinud näha? Vastus peitub Pätsi isiklikus psühholoogias. Päts ei olnud lihtne inimene. Ta ei olnud mees, kes elaks ainult ideaalide nimel. Ta oli keeruline. Ta oli täis hirme, täis ambitsioone, täis vastuolusid. Ühelt poolt ta tahtis olla rahvuslane, kes kaitseb Eesti iseseisvust. Teiselt poolt ta tahtis olla rikas, lugupeetud, võimas. Ja need kaks soovi ei käinud alati käsikäes. Kui tahad olla rikas, pead tegema kompromisse. Kui tahad olla võimas, pead looma liite inimestega, kes ei pruugi jagada sinu ideaale. Ja Päts tegi neid kompromisse. Ta lõi neid liite. Ta uskus, et suudab kontrollida olukorda, et suudab võtta Moskva raha, kuid mitte saada nende orjaks. Kuid ajalugu näitab meile, et keegi ei suuda seda teha.
Keegi, kes võtab raha režiimilt, mis on ehitatud kontrolli ja manipulatsioonile, ei jää kunagi täielikult vabaks. Ja nüüd tuleb veel teine kiht. Päts ei olnud ainus Eesti poliitik, kes oli seotud Nõukogude rahaga. Oli teisigi. Johan Laidoner, sõjaväe ülemjuhataja, oli seotud äriprojektidega, mis sõltusid Nõukogude transiidist. Tallinna laevaühisus, milles Laidoner oli investor, teenis selle pealt, et Nõukogude kaubad liikusid läbi Tallinna sadama. Kas see tähendab, et Laidoner oli samuti ostetud? Ei, mitte tingimata. Kuid see tähendab, et tema majanduslikud huvid olid seotud Nõukogude majanduslike huvidega. Ja kui sinu majanduslikud huvid on seotud, siis kuidas sa saad teha otsuseid, mis lähevad nende huvide vastu? Kuidas sa saad olla sõjaväelane, kes on valmis võitlema vaenlase vastu, kui sinu rahakott sõltub sellest, et see vaenlane jätkab äritegemist sinu riigis? See oli dilemma, millega kogu Eesti eliit elas 1920. ja 30. aastatel. Nad tahtsid uskuda, et nad on iseseisvad. Nad tahtsid uskuda, et nad kontrollivad oma saatust. Kuid tegelikkuses olid nad juba kiudvõrgustikus, mida Moskva oli aeglaselt koonud nende ümber. Ja Päts oli üks suuremaid kiude. Mitte sellepärast, et ta oleks olnud kõige kurjam, vaid sellepärast, et ta oli kõige nähtavam. Tema nimi oli see, mida inimesed teadsid. Tema nägu oli see, mida inimesed usaldasid. Ja see usaldus oli Moskva jaoks kõige väärtuslikum vara. 1929. aastal, kui Päts ja tema liitlased hakkasid valmistuma uueks võimuvõtuks, oli Moskva juba enam kui 10 aastat investeerinud Eesti eliidi kujundamisse. Nad olid andnud raha. Nad olid andnud ligipääsu turudele. Nad olid andnud tunnustust ja võimalusi. Ja nad ootasid vastutasu. Seni ei olnud nad veel nõudnud midagi suurt. Väikesed asjad. Väikesed otsused. Väikesed kompromissid, mis ei tundunud tähtisad. Kuid see oli nende strateegia. Nad ei tahtnud nõuda suuri asju kohe, sest see oleks olnud liiga ilmne. Nad tahtsid ehitada harjumust. Harjumust sellega, et Eesti poliitikud võtavad nende soovitusi kuulda. Harjumust sellega, et Eesti poliitikud mõtlevad 2 korda, enne kui teevad midagi, mis võib Moskvale mitte meeldida. Ja see harjumus oli juba tekkinud. Päts oli selle harjumuse näide. Ta oli inimene, kes oli harjunud küsima, mida Moskva arvab. Ja see küsimus, see väike hirmunud küsimus, oli esimene samm orjusele. Aga kas keegi seda märkas? Kas keegi üritas hoiatada? Jah. Olid kriitiline ajakirjanikud. Olid opositsioonipoliitikud. Olid inimesed, kes nägid, et midagi ei klappi. Kuid neid ei võetud tõsiselt. Neid nimetati paranoilisteks. Neid süüdistati soovis kahjustada Eesti mainet. Neid öeldi olevat Vene-vastased, kes ei mõista, et Eesti peab elama koos oma naabritega. Ja võib-olla nad olid mõnedel juhtudel liiga äärmuslikud. Võib-olla nad nägid vandenõusid seal, kus neid ei olnud. Kuid nad nägid ka midagi, mis oli reaalne. Nad nägid, et Eesti eliit ei olnud enam täielikult Eesti eliit. Nad olid muutunud hübriidiks. Pooleldi Eesti, pooleldi Moskva. Ja seda hübriidi ei saanud usaldada, kui tuleks kriis. Kriis tuli. Kuid mitte kohe. 1930-ndatel oli veel aega. Veel oli võimalik pöörduda tagasi. Veel oli võimalik loobuda Moskva rahast, katkestada sidemed, hakata ehitama Eestit, mis on tõeliselt iseseisev. Kuid Päts ei teinud seda. Ta läks edasi. Ta võttis võimu enda kätte 1934. aastal. Ta sulges Riigikogu. Ta lõi autoritaarse režiimi. Ja Moskva vaatas rahulikult. Nad ei protesteerinud. Nad ei ähvardaset. Sest nad teadsid, et Päts ei olnud oht neile. Päts oli keegi, keda nad said mõista. Keegi, keda nad said ennustada. Keegi, kes ei läheks kunagi liiga kaugele nende huvide vastu, sest tal oli liiga palju kaotada. Kas Päts mõistis seda ise? Kas ta nägi, et ta muutus Moskva tööriistaks? On hetki, kus tundub, et ta nägi. On kirju, kus ta kurdab, et ta tunneb end üksikuna. Et ta ei tea enam, keda usaldada. Et ta tunneb, et kõik vaatavad teda, ootavad temalt vigu. Need on märgid mehest, kes kannab koormust, mida ta ei suuda enam kanda. Kuid ta ei loobunud. Ta jätkas.
Ja iga aastaga, kui ta jätkas, muutus koormus raskemaks. Kuni lõpuks 1940. aastal ei olnud enam midagi kanda. Oli ainult kapituleeruda. Aga kuidas see kõik mõjutas tavalisi inimesi? Need, kes ei teadnud midagi Pätsi salajastest kohtumistest, kes ei teadnud midagi neist $4000 ülekannetest. Kuidas nemad nägid seda aega? Nemad nägid teistsugust pilti. Nad nägid Pätsi kui tugevat juhti. Nad nägid majandust, mis kasvas. Nad nägid Eestit, mis ehitati üles. Nad nägid uusi teid, uusi koole, uusi haiglaid. Nad nägid seda, mida neile näidati. Kuid nad ei näinud seda, mis oli peidetud. Nad ei näinud neid kohvreid sularahaga. Nad ei näinud neid salajasi kokkusaamisi. Nad ei näinud neid dokumente, mis liikusid käest kätte öise hõlma all. Nad elasid normaalset elu. Nad töötasid oma põldudel. Nad kasvatada oma lapsi. Nad uskusid, et nende riik on turvaline. Ja kui 1940. aastal Nõukogude väed tulid, olid nad šokis. Nad ei mõistnud, kuidas see juhtus. Nad ei mõistnud, miks nende juhid ei võidelnud. Nad ei mõistnud, et võitlus oli juba kaotatud palju aastaid enne seda. Et võitlus oli kaotatud siis, kui Päts võttis esimese tšeki vastu. Et võitlus oli kaotatud siis, kui ta otsustas, et tema isiklik finantshäda on olulisem kui tema riigi tulevik. See on kõige traagilisem osa kogu sellest loost. Mitte see, et Päts oli halb inimene. Vaid see, et ta oli inimene, kes arvas, et ta suudab olla targem kui süsteem, millega ta mängis. Ta arvas, et ta suudab võtta Moskva raha ja jääda vabaks. Ta arvas, et ta suudab mängida mõlema poolega ja võita mõlemalt. Kuid keegi ei võida Moskvaga mängides. Moskva võidab alati. Ja Eesti maksis selle võidu eest hinnaga, mida me kanname siiani. Üks naine, kelle nimi on Helmi, elas 1930. aastatel väikeses talus Lõuna-Eestis. Ta ei teadnud midagi Pätsist peale selle, mida ta kuulis raadiost või luges ajalehest. Tal oli 3 last. Tal oli mees, kes töötas põllul. Nad elasid lihtsalt elu. Kuid kui 1940. aastal juunis tulid Nõukogude sõdurid ja ütlesid, et nende talu kuulub nüüd riigile, seisis Helmi oma uksel ja küsis, miks? Mis me tegime valesti? Ja sõdur, kes oli sama noor kui tema vanem poeg, vaatas maha ja ütles, te ei teinud midagi valesti. Kuid teie juhid tegid. Helmi ei mõistnud seda toona. Kuid praegu 64 aastat hiljem, kui ta istub oma väikeses korteris Tartus ja meenutab, hakkab ta mõistma. Ta ütleb, nad müüsid meid ära, ega ju? Meie oma inimesed müüsid meid ära. Ja me ei teadnud isegi. See on inimlik hind, mida maksti Pätsi otsuste eest. Mitte ainult tema isiklik häving, mitte ainult tema perekonna kannatused. Vaid tuhanded, 10 000 Helmi, kes kaotasid oma kodusid, kes kaotasid oma vabaduse, kes kaotasid oma tuleviku. Ja kõik sellepärast, et üks mees, kes pidi neid kaitsma, otsustas, et tema isiklikud võlad on olulisemad kui tema rahvuslik kohustus. Kas see on liiga karm hinnang? Kas me mõistame Pätsi liiga karmilt? Võib-olla. Ajalugu on alati lihtsam tagantjärele. Ajalugu annab meile luksuse teada, mis juhtus, ja seega me saame hinnata otsuseid selle valguses. Päts ei teadnud 1924. aastal, et 16 aastat hiljem tuleb okupatsioon. Ta ei teadnud, et tema kompromissid muutuvad lõksuks. Ta uskus, et ta teeb seda, mis on vajalik, et hoida Eestit elus. Kuid see on probleem kompromissidega. Esimene kompromiss on alati kergem kui teine. Ja teine on kergem kui kolmas. Ja lõpuks sa ei märkagi, et sa oled kompromissinud kõik ära, millel oli väärtus. Ja nüüd, kui me vaatame tagasi, peame küsima, kas meie teeks teisiti. Oleksime piisavalt tugevad, et öelda, et ei, kui keegi pakuks lahendust, mis tundub ohutu, mis tundub pragmaatiline. Või kas ka meie leiutaksime viise, kuidas õigustada seda iseendale? Kuidas öelda, see on ainult äri. See ei mõjuta minu poliitilisi veendumusi. Ma suudan seda kontrollida. Need on küsimused, mida igaüks meist peab endalt küsima. Sest Päts ei olnud koletis. Ta oli inimene. Nõrk inimene. Ja me kõik oleme nõrgad, kui me satume olukordadesse, kus meie põhimõtteid testitakse meie ellujäämise vastu. Kuid teiselt poolt, juhid ei ole tavalised inimesed.
Juhid on need, keda me valime või kes võtavad võimu, et teha otsuseid meie eest. Ja nendelt oodatakse rohkem. Nendelt oodatakse julgust. Nendelt oodatakse, et nad ohverdavad oma isiklikud huvid rahvuslike huvide nimel. Ja Päts ei teinud seda. Päts ohverdas rahvuslikud huvid oma isiklike huvide nimel. Ja see on tema pärand. See on asi, mida me ei saa kunagi ära pesta. Sest kui inimesed nagu Helmi istuvad oma korterites ja küsivad, miks see juhtus, siis vastus viitab osaliselt tema poole. Osaliselt tema otsuste poole. Osaliselt nende $4000 poole, mida ta võttis igal aastal 10 aastat järjest. Ja siis tuleb küsimus, mis on kõige raskem. Küsimus, millele ei ole head vastust. Kas Päts oleks saanud peatada seda, mis juhtus 1940. aastal? Kas ta oleks saanud anda käsu võidelda? Kas ta oleks saanud ühendada rahva, mobiliseerida armeed, sundida Nõukogud mõistma, et Eesti ei alistu ilma võitluseta? Või oli see juba võimatu? Kas Eesti oli juba nii nõrk, nii isoleeritud, nii ümbritsetud, et igasugune vastupanu oleks olnud lihtsalt enesetapmine? Ja kas Päts, kes oli elu jooksul teinud nii palju kompromisse, kellel oli nii palju saladusi, mis võisid tulla välja, kas tal oli üldse enam julgust teha seda, mida oleks pidanud tegema? Need on küsimused, millest ajaloolased vaidlevad siiani. Mõned ütlevad, et Eesti oleks pidanud võitlema, isegi kui see oleks tähendanud kaotust, sest vähemalt oleks olnud au. Teised ütlevad, et Päts tegi ainuõige otsuse, sääsates elusid, säästes rahvast täielikust hävingust. Kuid üks asi on kindel, kui me vaatame Pätsi eluloo, tema seoseid Moskvaga, tema finantssidumeid, tema salajasi kohtumisi, siis hakkab tunduma, et tal ei olnud enam valikut. Et ta oli juba nii sügavalt põimunud sellesse võrgustikku, mida Moskva oli koonud, et ta ei suutnud enam välja tulla. Et tema vabadus oli illusioon. Ja kui sinu vabadus on illusioon, siis kuidas sa saad olla vaba juht? Moskva teadis seda. Stark kirjutas oma viimases raportis enne tagasikutsumist Moskvasse 1930. aastal, meie töö Eestis on tehtud. Võtmeisikud on meie kontrolli all. Kui tuleb aeg, ei ole vastupanu. Ta ei öelnud, kui tuleb aeg. Ta ütles, kui tuleb aeg, just kui see oleks paratamatu. Ja ta ei eksinud. Aeg tuli. Ja vastupanu ei olnud. Oli ainult hääletu alistumine. Ja see hääletus algas palju aastaid enne seda, kui esimesed Nõukogude tankid ületasid piiri. See algas siis, kui Päts võttis esimese tšeki. See algas siis, kui ta otsustas, et pragmaatika on tähtsam kui printsiip. See algas siis, kui ta uskus, et ta suudab olla targem kui süsteem, millega ta mängib. Aga kas see oli ainult Pätsi süü? Ei. See oleks liiga lihtne. Päts oli sümboom, mitte põhjus. Põhjus oli laiem. Põhjus oli see, et kogu Eesti eliit, mitte ainult Päts, kuid paljud teised, elasid samasuguses illusioonis. Nad uskusid, et nad saavad olla väikese riigina kahe suure jõu vahel, võttes mõlemalt seda, mis neil on pakkuda, ilma et kunagi peaks valima poolt. Kuid ajalugu ei lase sul olla neutraalne igavesti. Ajalugu nõuab valikuid. Ja kui sa keeldud valimast, siis keegi teine valib sinu eest. Moskva valis. Ja Eesti kaotas. Nüüd, kui oleme näinud, kuidas see kõik algas, kuidas Päts sattus lõksu, peame vaatama, mis juhtus järgmistel aastatel. Peame vaatama, kuidas tema tervis hakkas kokku kukkuma koormuse all, mida ta kandis. Peame vaatama, kuidas tema iseloom muutus, kuidas ta muutus paranoiliseks, sulgenud umbusklikuks. Peame vaatama, kuidas mees, kes oli kunagi optimistlik ja julge, muutus varjuks iseendast. Sest see on ka osa loost. See ei ole ainult poliitiline lugu. See on inimlik tragöödia. Lugu mehest, kes püüdis olla kangelane, kuid kes lõpuks oli lihtsalt inimene. Nõrk, hirmul ja üksi. Ja see üksindusaeg oli alles algamas. Kõige hullem oli veel ees. Sest kui Moskva oli otsustanud, et aeg on käes, ei olnud enam põgenemist. Oli ainult oodata. Ja Päts, istudes oma kabinetis Kadriorus, pikkade öödega, kui uni ei tulnud, ja kõik need kompromissid, kõik need otsused, kõik need tšekid tulid tema ette tagasi nagu kummitused, ta teadis. Ta teadis, et ta oli ehitanud oma vanglat ise. Kivi kivi haaval. Dollar dollari järel. Ja nüüd olid seinad liiga kõrged, et ronida üle. Liiga paksud, et murda läbi. Ja väljapääsu ei olnud enam.
Nõukogude raha jätkub. On dokumente, mida ei tohiks enam eksisteerida. Paberid, mis pidid põlema 1940. aastal juunis, kui Nõukogude väed tungisid Eesti valitsushoonetesse ja hakkasid arhiive tühjendaks vedama. Kuid mõned leheküljed pääsesid. Mitte seetõttu, et keegi oleks neid päästnud kangelaslikult, vaid juhuse tõttu. Üks arhivaar, kes oli parasjagu Viks tagasi tulemas, nägi, kuidas kaks punaarmeelast kandsid kasti koridoris. Kast oli vana puitpraksus ja kui nad pöörasid nurga taha liiga järsult, kukkus sealt välja käputäis lehti. Nad ei märganud. Või märkasid, aga ei viitsinud tagasi tulla. Arhivaar ootas, kuni nad kadusid ja kogus lehed üles. Ta ei lugenud neid kohe. Ta pistis need oma mantlisse ja viis koju. Alles 10 aastat hiljem, kui ta elas juba Rootsis pagulases, võttis ta need välja ja luges. Ja siis ta mõistis, mida ta käes hoidis. Need olid Eesti Panga siseaudiitorite aruanded aastatest 1928 kuni 1932. Aruanded, mis kirjeldavad tehinguid, mis ei lähe kokku. Välisvaluuta ülekanded, mida ei saa jälgida tagasi mingisuguste tavapäraste kaubanduslepinguteni. Makseid, mille saajad on varjatud vaheettevõtte taha. Ja ühes märkuses, kirjutatud pliiatsiga lehekülje serva, seisab võimalik seos K.P. isiklike kontodega. Initsiaalid K.P. Kas need tähendavad Konstantin Pätsi? Aruanne ei ütle otseselt. Kuid hilisemrist viitamine teiste dokumentidega kinnitab, jah, need initsiaalid viitavad temale. Need dokumendid ei ole avalikud. Need on säilitatud Stockholmi eraarhiivis ja neid on näinud ainult käputäis teadlasi. Kuid nende olemasolu üksi räägib meist midagi olulist. Pätsi rahavood olid nii keerulised, nii varjatud, et isegi Eesti oma pangandussüsteem ei suutnud neid täielikult mõista. Või kui suutis, siis ei julgenud küsida. Sest 1930-ndatel, kui Päts oli muutunud riigi ainuvõimeks, ei esitatud talle enam ebamugavaid küsimusi. Auditeerijad, kes nägid midagi kahtlast, õppisid vaatama teise poole. Pangajuhid, kes teadsid, et midagi ei klappi, õppisid vaikima. Sest küsimuste esitamine võis tähendada karjääri lõppu. Või hullemat. Kuid vaikival teadmisel on kaal. See surub inimeste õlgu alla. See ajab neid öösel ärkama, higistama, küsima endalt, kas ma peaksin midagi ütlema? Kas ma peaksin kedagi hoiatama? Üks endine pangaametnik, kelle nimi oli Rudolf, rääkis oma pereliikmetele alles enne surma 1973. aastal, et ta oli 1931. aastal leidnud tehingu, mis ei teinud mõtet. Suur summa, tulnud välismaalt, kantud edasi Eesti ettevõttele, mis ei eksisteerinud enam kuud hiljem. Ta oli viinud selle oma ülemusele. Ülemus oli vaadanud dokumenti, siis vaadanud Rudolfale otsa ja öelnud, unusta see. Rudolf küsis, aga see on ebaseaduslik. Ülemus vastas, see on poliitiline. Ja poliitikasse me ei sekku, kui tahame ellu jääda. Rudolf unustas. Või üritasi unustada. Kuid see mälestus jäi teda kummitama pool sajandit. Kuidas me hindame selliseid valikuid? Kuidas me mõistame inimesi nagu Rudolf, kes nägid midagi valesti, kuid otsustasid vaikida? Kas nad olid kaasosalised? Või olid nad lihtsalt ellujääjad, kes mõistsid, et tõe rääkimine oleks tähendanud ohtu neile ja nende peredele? Need on moraalsed küsimused, millele ei ole lihtsaid vastuseid. Kuid üks asi on selge, kui süsteem on ehitatud nii, et ausus on ohtlik ja vaikimine on ohutu, siis süsteem ise on juba korrumpeerunud. Ja Eesti süsteem 1930-ndatel oli korrumpeerunud. Mitte ainult ühe mehe poolt. Mitte ainult Pätsi poolt. Vaid kogu eliidi poolt, kes õppis elama selles vaikimises, selles ebamugavas teadmises, et midagi on valesti, kuid mitte keegi ei julge seda välja öelda. Kui vaatame Pätsi fotosid kronoloogilises järjekorras, hakkame nägema midagi muud peale riigimehe. Hakkame nägema keha, mis vananeb kiiremini, kui peaks. 1921. aastal, kui ta oli 43 aastat vana, nägi ta välja tugev, sirge selg, kindel pilk. 10 aastat hiljem, 1931, kui ta oli 53, nägi ta välja nagu 60. Sügavad jooned näol. Laubaluu kohal püsivad kortsujooned, mis ei kao isegi siis, kui ta ei kortsuta kulmu. Silmad, mis on muutunud väsinuks, peaaegu lootusetuks. Ja kehakaal. Ta oli kaotanud kaalu.
Mitte palju, aga piisavalt, et tema riided roomasid ja ta kael tundus pikk ja õhuke. Mida see räägib? See räägib stressist. See räägib unetusöödest. See räägib koormast, mida ta kandis ja millest ta ei saanud kellelegi rääkida. Pätsi isiklik arst, doktor Eduard Kalnin, pidas märkmeid. Need märkmed ei olnud ametlikud meditsiinilised dokumendid, vaid isiklik päevik, mida ta hoidis enda jaoks. Pärast tema surma leidis tema tütar selle ja andis hiljem ajaloolasele Magnus Ilmjärvile. Selles päevikus kirjutab Kalnin 1933. aastal märtsis, president kurdab jälle kõhuvalu. Ütleb, et ei suuda süüa. Magamine halb. Palub uinuteid, kuid ma olen ettevaatlik, juba 3 kuud kasutab regulaarselt. Kardan sõltuvust. Rääkisin temaga südamelöökide kohta, need on liiga kiired puhkeolekus. Ta ütles mulle, jätke see, doktor. Minu probleem ei ole minu kehas. See on minu peas. Ma ei küsinud edasi. Kuid ma mõistan, mida ta mõtles. Ta ei suuda enam peatada mõtteid. Ta ei suuda enam usaldada. See on haruldane hetk, kus me näeme Pätsi mitte kui riigimeest, vaid kui inimest, kes on lagunemas. Keha ja vaim käivad käsikäes. Kui vaim kannab saladusi, mida ta ei saa jagada, siis keha hakkab neid saladusi kandma sümptomitena. Kõhuvalu. Unehäired. Südame pekslemine. Need ei ole lihtsalt füüsilised haigused. Need on märgid psühholoogilisest survest, mis on muutunud talumatuks. Ja Päts elas selle all iga päev. Ta ärkas öösel ja mõtles, mis siis, kui keegi leiab välja. Mis siis, kui keegi räägib? Mis siis, kui Moskva otsustab, et ma ei ole enam kasulik ja paljastab mind? Need mõtted ei jätnud teda rahule. Ja iga kuu, iga aasta need mõtted muutusid tugevamaks, sest koorem, mida ta kandis, kasvas. 1934. aastal, kui Päts tegi riigipööre, oli üks osa sellest motivatsioonist kindlasti võimuiha. Kuid teine osa oli hirm. Hirm selle ees, et kui ta ei ole võimul, kui ta ei kontrolli süsteemi, siis keegi võib hakata uurima tema minevikku. Keegi võib hakata küsimusi esitama. Autoritaarne režiim ei olnud ainult viis juhtida riiki. See oli ka viis end kaitsta. Sulgenud Riigikogu tähendas, et ei olnud enam opositsiooni, kes võis esitada ebamugavaid küsimusi. Kontrollitud ajakirjandus tähendas, et ei olnud enam uurivaid reportaažeid, mis võisid midagi paljastada. Päts lõi süsteemi, mis kaitseb teda. Kuid samal ajal muutus see süsteem ka vangiks, sest kui sa oled ehitanud müüri enda ümber, et teised ei saaks sisse, siis sa oled ka end lukustanud sisse. Ja siis on arhiivid. Eesti Riigiarhiivis on fond, millel on kood ERA.516. See fond sisaldab dokumente Pätsi presidendikabineti kohta aastatest 1934 kuni 1940. Suur osa neist dokumentidest on igavad administratiivsed asjad, kohtumiste protokollid, ametlikud kirjad, vastuvõttude nimekirjad. Kuid on üks lahter, mis on märgitud ainult konfidentsiaalne. Selles lahtris on dokumente, mis ei olnud mõeldud kunagi avalikustamiseks. Üks neist on nimekiri, kirjutatud käsitsi, ilma allkirjata, ilma kuupäevata. Pealkirjaks lihtsalt meeldetuletused. Selles nimekirjas on 12 punkti. Enamik neist on kodeeritud, kasutades initsiaalid või lühendid, mida ei ole võimalik dešifreerimist ilma kontekstita. Kuid 3 punkti on selgemad. L.S. Tallinna Sadam, transiidileping 6. aprill. N.K. konsultatsioon määra kohta 3000. V.A. hoiatus saabunud, vajalik kohtumine. Kes olid need inimesed? Mida need lühendid tähendavad? Ajaloolased on vaielnud selle üle aastakümneid. Kuid üks tõlgendus, mis on leidnud toetust, on see, L.S. tähendab Leonid Stark, N.K. tähendab Nõukogude kaubandusesindus ja V.A. on tundmatu. See viimane punkt on kõige õõvastavam. Hoiatus saabunud, vajalik kohtumine. Mis hoiatus? Kellelt? Ja mida arutati kohtumisel? Neid küsimusi me ei saa kunagi täielikult vastata, sest see nimekiri on ainuke dokument, mis sellele viitab. Kuid selle olemasolu iseenesest on piisav, et mõista, Päts elas pidevalt hoiatuste ja vajaduste maailmas. Ta ei olnud enam vaba agent. Ta oli keegi, keda hoiatati. Keegi, kellele dikteeriti. Keegi, kes pidin kohtuma.
Kui me mõtleme sellele, mida see tähendab praktilises mõttes, siis peame ette kujutama ühte stseeni. Päts istub oma kabinetis Kadriorus. On hiline õhtu, talvine õhtu, 1938. aastal. Lumi sajab väljas, pehme ja vaikne. Kamin põleb, aga tuba ei ole soe, sest aknad on vanad ja lasevad läbi külma õhku. Laual on üks dokument. See on tulnud samal päeval, toodud kätte eriraalidega, ilma ametliku postisüsteemist. Seal on kirjas, et Moskva ootab Eesti positsiooni teatavate kaubandussoodustuste kohta. Dokument ei ütle otseselt, te peate tegema seda, kuid toon on selge. See ei ole palve. See on eeldus. Ja Päts teab, et kui ta keeldub, tuleb vastulöök. Mitte sõjaline vastulöök. Mitte avalik vastulöök. Vaid privaatne. Moskva võib lekkidagi informatsiooni. Moskva võib rääkida, kust Pätsi raha tuleb. Moskva võib muuta Pätsi võimatuks jätkatas. Nii, et ta kirjutab vastuse. Ta nõustub. Mitte sellepärast, et ta usub, et see on õige. Vaid sellepärast, et tal ei ole valikut. Ja pärast seda, kui ta on vastuse saatnud, istub ta seal tund aega, vaadates tuld kaminast ja mõtleb, millal see lõpeb. Millal ma saan vaba olla? Kuid see hetk ei tule kunagi. Sest vabadus ei ole midagi, mida sulle antakse tagasi, kui sa oled selle üks kord ära andnud. Vabadus on midagi, mida sa pead kaitsema algusest peale. Ja Päts ei kaitsnud. Ta müüs. Ja nüüd ta maksab hinda. Kuid kõige koledam osa ei ole see, et Päts oli üksinda oma kannatustes. Kõige koledam osa on see, et ta sundis teisi samasse lõksu. Johan Laidoner, tema lähedane liitlane ja sõjaväe ülemjuhataja, oli samuti seotud Nõukogude majanduslike huvidega. Aga Laidoner ei olnud nii sügavale sattunud kui Päts. Laidoneri ühendused olid peamiselt läbi äriettevõtete, mitte isiklike tasude. Laidoner oleks võinud veel katkestada. Ta oleks võinud veel öelda, ei, me ei tee seda. Kuid Päts ei lasknud. Sest kui Laidoner oleks hakanud vastu, kui Laidoner oleks hakanud küsimusi esitama, siis Pätsi enda positsioon oleks muutunud haavatavaks. Nii et Päts manipuleeris. Ta kasutas oma võimu, et hoida Laidoner vaikides. Ta meenutas Laidonerile tema enda ärihuvisid. Ta andis mõista, et kui Laidoner läheb vastu Moskva huvidele, siis need huvid võivad kannatada. Ja Laidoner, kes oli sõjaline mees, kuid mitte poliitiline mees, ei osanud sellele manipulatsioonile vastu panna. Ta vaikis. Ja see vaikus muutus kaassüüks. Kas Laidoner sai aru, mida temaga tehakse? Tõenäoliselt. Kuid ta valis oma karjääri ja oma ärilisi huvisid üle rahvusliku kohustuse. Või õigem oleks öelda, ta ei osanud näha, et need valikud pole eraldi. Et tema isiklikud huvid ja rahvuslikud huvid on põimunud. Et kui ta kaitseb Moskva huvisid oma taskuraha pärast, siis ta tegelikult õõnestab seda riiki, mida ta peaks kaitsma relvadega. Kuid sellist arusaamist ei olnud. Või kui oli, siis seda suruti alla igapäevaste murede ja põhjenduste alla. Ja siis tuleb veel üks isik, kellest räägitakse vähem, kuid kes on sama oluline. Jaan Tõnisson, teine suur Eesti poliitik, kes oli Pätsi konkurent ja opositsioonis pärast riigipööret. Tõnisson ei olnud seotud Moskva rahaga. Tõnisson oli puhas. Kuid see puhtus ei päästnud teda. Vastupidi, see muutis ta ohtlikuks. Sest kui üks puhas inimene on olemas, siis teised, kes ei ole puhtad, tunduvad määrdunud. Ja Päts ei saanud seda lubada. Nii et Tõnisson suruti marginaalsusesse. Teda ei arreteeritud, kuid teda kontrolliti. Tema liikumist jälgiti. Tema sõnumeid tsenseeriti. Ja kui 1940. aastal tulid nõukogud, oli üks esimestest inimestest, keda nad viisid ära, Jaan Tõnisson. Miks? Sest Moskva teadis, et Tõnisson ei olnud nende inimene. Ta oli ainus suur poliitik, kes võis veel korraldada vastupanu. Ja seetõttu ta pidi kaduma. Kas Päts aitas Moskval Tõnissonit identifitseerimist? Pole otseseid tõendeid. Kuid on kaudne tõendus, Pätsi valitsus pidas Tõnissoni kohta detailseid faile. Need failid olid kättesaadavad Nõukogude jõudadele kohe pärast okupatsiooni. Keegi oli need andnud neile. Ja kõige tõenäolisem keegi oli Pätsi administratsioon. Kas Päts teadis, et neid faile kasutatakse selleks, et aresteerida ja tõenäoliselt hukata üks Eesti suuremaid patrioote?
Võib-olla mitte otseselt. Kuid ta pidi aimama. Ja ta ei teinud midagi selle peatamiseks. See on reetmine kõige sügavamas mõttes. Mitte ainult reetmine rahvuslike huvide, vaid reetmine isiklikul tasandil. Tõnisson ja Päts olid koos ehitanud Eesti riiki. Nad olid võidelnud koos vabadussõjas. Nad olid istunud koos läbirääkimistel. Nad olid jagatud unistust. Kuid lõpuks, kui tuli kriis, jättis Päts Tõnissoni maha. Jättis ta Nõukogude kätte. Ja see oli viimane samm teel, mis oli alanud 1924. aastal, kui Päts võttis esimese Nõukogude tšeki vastu. Nüüd tuleb küsimus, mis on ehk kõige olulisem, kes on peamine süüdlane selles loos? Kes on see, kelle käed on kõige määrdunum? Vastus ei ole lihtne. Võiksime öelda Päts, sest ta tegi valikud, mis viisid siin punktini. Kuid Päts ei olnud ainus, kes tegi neid valikud. Ta oli osa süsteemist. Süsteemist, mis oli ehitatud selliselt, et raha ja võim käivad käsikäes. Süsteemist, kus Moskva kasutas majanduslikku sõltuvust poliitilise kontrolli saavutamiseks. Süsteemist, kus Eesti poliitikud, äriinimesed ja isegi sõjaväelased nägid oma isiklikke huvisid lahus riiklikest huvidest. Kuid kui me tahame otsida peamist süüdlast, siis peame vaatama kaugemale üksikisikutest. Peame vaatama struktuuri. Peame vaatama strateegia, mida Moskva kasutas. See strateegia oli lihtne, kuid efektiivne, leida nõrkused, kasutada neid ära, luua sõltuvus. Esmalt majanduslik sõltuvus. Siis poliitiline sõltuvus. Ja lõpuks täielik alluvus. See ei olnud kiire protsess. See võttis aega. Kuid see töötas. Ja Eesti ei olnud ainus ohver. Teised väikesed riigid Nõukogude piiril läksid läbi sama protsessi. Mõned varemalt, mõned hiljem. Kuid lõpptulemus oli sama, nad kaotasid oma iseseisvuse. Kas Eesti oleks saanud vältida seda saatust? Jah, kuid ainult siis, kui tema juhid oleksid olnud valvsad algusest peale. Ainult siis, kui nad oleksid mõistnud, et igasugune sõltuvus Moskvast on ohtlik. Ainult siis, kui nad oleksid olnud valmis ohverdama lühiajalisi majanduslikke huvisid pikaajalise strateegilise iseseisvuse nimel. Kuid nad ei olnud. Nad valisid lühiajalise kasu. Ja nad maksid pikaajalise hinnaga. Päts oli sümbol sellest valikust. Ta oli mees, kes uskus, et ta suudab mängida mõlema poolega. Kes uskus, et ta suudab võtta Moskva raha ja jääda Eesti patrioodiks. Kes uskus, et ta suudab hoida tasakaalu. Kuid tasakaalu ei olnud. Oli ainult illusioon tasakaalust. Ja kui illusioon purunes, oli juba liiga hilja. Eesti oli kaotatud. Mitte lahinguväljal. Mitte ühe päevaga. Vaid järk-järgult, otsus otsuse haaval, kompromiss kompromissi järel, läbi aastakümnete, mil Eesti eliit uskus, et nad on targad ja pragmaatilised. Kuid tegelikkuses nad olid lihtsalt pimedad. Ja nüüd 84 aastat hiljem me vaatame tagasi ja küsime, kas me oleksime teinud teisiti. Kas me oleksime olnud tugevamad? Kas me oleksime näinud ohtu, mida nad ei näinud? Võib-olla. Kuid võib-olla mitte. Sest ajalugu kordub. Võimustruktuurid, mis põhinevad rahale ja manipulatsioonile, eksisteerivad siiani. Ja iga päev on inimesi, kes seisavad valiku ees, mida Päts seisis, võtta raha ja loota parimat või keelduda ja riskida kõigega. Enamik valivad esimese. Ja enamik lõpevad samamoodi kui Päts. Kinni lõksus, mille nad ise lõid. See ei ole lihtsalt ajalugu. See on hoiatus. Nõukogude raha, finaal. 1939. aastal augustis, kui Euroopa oli juba mõistnud, et sõda on vältimatu, istus Konstantin Päts oma kabinetis Kadriorus ja hoidis käes telegrammi. See telegramm oli tulnud Moskvast. Mitte ametlikult. Mitte läbi diplomaatiliste kanalite. See oli tulnud kätte eriraalidega, kes ei jätnud allkirja ega jälge. Telegrammis oli ainult 4 lauset. Esimene lause, olukord muutub kiiresti. Teine lause, meie huvid nõuavad teie koostööd. Kolmas lause, ootame vastust 2 päeva jooksul. Neljas lause, meenutame varasemaid kokkuleppeid. See viimane lause oli see, mis pani Pätsi käed värisema. Sest see ei olnud lihtsalt meenutus. See oli ähvardus. See oli märk, et Moskva ei ole unustanud. Nad ei unusta kunagi.
Ja nad tuletavad sulle meelde täpselt siis, kui sa oled kõige nõrgem. Päts pani telegrammi tagasi ümbrikku. Ta ei näidanud seda kellelegi. Mitte oma nõunikele. Mitte Laidonerile. Mitte oma perele. Ta pistis selle sahtli põhja, lukustas sahtli ja pistis võtme oma vesti taskusse. Ja siis ta istus seal, vahtis akna poole, kus kevadine vihm hakkas langema ja mõtles, kuidas ma siia jõudsin. Kuidas mees, kes võitles Eesti vabaduse eest, on nüüd keegi, kes sureb vaikselt oma kabineti pimeduses, kartis iga varjus iga koputamist uksele. Ta ei vastanud endale. Sest vastust ei olnud. Oli ainult tee, mida ta oli käinud. Ja see tee ei olnud sillutatud ühe valega, vaid tuhandega väikeste valedega, tuhandega väikeste kompromissidega, tuhandega hetkede, mil ta ütles endale, see on viimane kord. Pärast seda ma olen vaba. Kuid viimast korda ei tulnud. Tulid ainult uued nõudmised. Uued telegrammid. Uued kohtumised, mida ei tohtinud olla. Ja Päts, kes oli kunagi olnud tugev mees, tugev häälega, tugeva pilguga, oli nüüd vari iseendast. Tema kaalulangust oli märganud koguni teenijad. Tema käed värisesid, kui ta võttis kruusi kohvi hommikul. Tema unenäod olid täisnäod, Leonid Starki nägu, Viktor Kingissepa nägu, Jaan Tõnissoni nägu. Kõik nad vaatasid teda ja küsisid, miks? Miks sa tegid seda, mida sa tegid? Ja ta ei osanud vastata. Sest isegi ta ise ei tea enam, millal täpselt ta lakkas olemast vaba mees ja muutus võlglaseks. 1940. aasta juunis, kui Nõukogude väed ületasid Eesti piiri, oli Päts ametlikult veel riigipea. Aga ta ei olnud enam käsualane. Ta oli nukk, kelle niite keegi teine tõmbas. Oli üks kohtumine, mis toimus juuni 15. päeval, 2 päeva enne ultimaatumit. Selles kohtumises osalesid Päts, Laidoner ja Nõukogude suursaadik Ždanov. Protokolli sellest kohtumisest ei säilinud ametlikult, kuid oli üks tunnistaja, tõlk, kes seisis nurgas ja kuulas. See tõlk, kelle nimi oli Artur, põgenes hiljem Rootsi ja rääkis seal, mida ta oli kuulnud. Ta ütles, Ždanov ei karjunud. Ta ei ähvardanud. Ta lihtsalt rääkis rahulikult, just kui ta räägiks ilmastikust. Ta ütles, teie valitsus on kaotanud kontrolli olukorra üle. Meie väed tulevad teie riiki, et tagada stabiilsus. Te võite kas koostööd teha või mitte. Kuid tulemus on sama. Ja Päts. Päts ei öelnud midagi. Ta lihtsalt istus seal, vahtis laua peale ja noogutas. Laidoner üritas midagi öelda, aga Päts tõstis käe ja peatas ta. Ja siis kohtumine oli läbi. See vaikus oli kõige kõnekam hetk kogu Eesti ajaloos. Mees, kes oleks pidanud karjuma. Kes oleks pidanud lööma rusikaga lauale. Kes oleks pidanud ütlema, te ei saa seda teha. Me võitleme. Aga ta ei öelnud seda. Sest ta teadis, et ta ei saa võidelda. Ta teadis, et Moskva teab liiga palju. Nad teadsid tema pangakontodest. Nad teadsid tema tehingutest. Nad teadsid nendest kohtumistest, mis ei pidanud kunagi toimuma. Ja kui Päts oleks hakanud vastu, siis Moskva oleks rääkinud. Nad oleksid teinud Pätsi rahvuslikuks häbiplekiks. Nad oleksid näidanud talle dokumente, mida ta ei teadnud, et nad omavad. Ja Päts, kes oli elanud kogu oma poliitilise elu kujutisega mehest, kes on puhas ja õilne, ei suutnud seda taluda. Ta valis vaikimine ja lootusetust üle avaliku häbi. Kuid kas see oli õige valik? Kas ta päästis sellega midagi? Ei. Ta päästis ainult oma enda ego lühikeseks ajaks. Sest 2 päeva hiljem, kui Nõukogude ultimaatum saabus ja Eesti valitsus kapituleerus ilma ühtegi lasku tulistamata, oli Pätsi nimi juba määrdunud. Rahvas ei mõistnud kohe, mis oli juhtunud. Nad uskusid endiselt, et nende juhid teevad seda, mis on parim. Aga aastate jooksul, kui tõde hakkas välja tulema, hakkas rahvas mõistma, neid reeti. Ja üks peamisi reetjatest oli mees, keda nad usaldasid kõige rohkem. Pätsi viimased aastad ei olnud kerged. Pärast okupatsiooni arreteeriti ta Nõukogude poolt ja saadeti Venemaale. Ta veetis aastaid vanglas, seejärel psühhiaatrilist haiglas, kus ta lõpuks suri 1986. aastal. Tema surm oli vaikne. Keegi ei rääkinud sellest. Keegi ei hoolinud. Mees, kes oli kunagi olnud Eesti riigi nägu, suri üksi ja unustatuna võõral maal. Kuid kas see oli karistus?
Või oli see lihtsalt loogiline lõpp sellele teele, mida ta oli valinud? Tema perekond kannatas samuti. Tema poeg, kes oli üritanud põgeneda läände, hukkus teel. Tema abikaasa elas ülejäänud elu vaesuses ja hirmus. Tema varandus konfiskeeriti. Tema nimi kustutati Nõukogude ajalooraamatutest või mainiti ainult kui näide kodanliku riigimehe läbikukkumisest. Kõik, mida ta oli ehitanud, kõik, millele ta oli uhke olnud, kadus. Ja ainus asi, mis jäi, oli küsimus, kas see oli väärt? Kas need $40,000, mis ta võttis 1920. ja 30. aastatel, olid väärt seda hinda, mida ta lõpuks maksis? Leonid Stark, mees, kes alustas seda kõike, kes kirjutas esimesi raporteid Pätsi ostmisest, elas palju pikemalt. Ta jätkas oma karjääri Nõukogude diplomaatias, teenis Stalini režiimi troolikult ja suri loomuliku surma oma voodis Moskvas. Talle ei tulnud karistust. Talle ei tulnud kahetsust. Ta tegi lihtsalt oma tööd, nagu tal oli kästud, ja Moskva tasus talle selle eest. See on irooniline, kas pole? Mees, kes hävitas teise mehe ja terve riigi, elas õnnelikku elu, samas kui tema ohvrid kannatavad siiani. Johan Laidoner, kes oli Pätsi kaaslane kompromissides, arreteeriti samuti ja saadeti Siberisse, kus ta suri 1952. aastal. Tema surm oli märksa varasem kui Pätsi surm, kuid sama traagiline. Laidoner oli sõjaline kangelane. Ta võitles vabadussõjas. Ta oli üks Eesti riigi rajajaid. Kuid lõpuks ta ei suutnud kaitsa oma riiki, sest ta oli juba varemalt teinud kompromissi, mis nõrgendas tema positsiooni. Ja kui kriis tuli, ei olnud tal enam jõudu teha seda, mida ta oleks pidanud tegema. Jaan Tõnisson, ainus suur poliitik, kes jäi puhtaks, kadus 1940. aasta juulis. Täpset tema saatust ei teata. Mõned ütlevad, et ta hukkati kohe pärast arreteerimist. Teised ütlevad, et ta saadeti laagritesse, kus ta suri. Kuid tulemus on sama, mees, kes oleks võinud päästa Eesti, kui talle oleks antud võimalus, kadus, sest tema enda kaasmaalased ei toetanud teda. Päts ei toetanud teda. Ja see toetuse puudumine oli sama hävitav kui Moskva relvad. Aga mis saatus oli neil tavalised inimestel, nagu Helmi, kellest me rääkisime varem? Helmi kaotas oma talu. Ta kaotas oma mehe, kes saadeti Siberisse ja ei tulnud kunagi tagasi. Ta kaotas ühe oma poegadest, kes üritasid liituda metsavendadega ja tapeti metsas. Tema teine poeg sunditi Nõukogude armeesse ja hukkus teises maailmasõjas. Tema tütar elas, kuid pidi eitama oma päritolu, pidi väitma, et tema vanemad olid lihtsalt töölised, mitte talupidajad, sest taluperemeheks olemine oli häbimärk Nõukogude ajal. Helmi ise elas vanaduspõlve väikeses korteris Tartus, töötades koristajana koolides ja suri 1981. aastal. Tema matustel oli 10 inimest. Keegi ei pidanud kõnet. Keegi ei mäletanud, kes ta oli. Ta oli lihtsalt üks paljudest, kes kadusid ajaloo tolmu alla. Kuid Helmi lugu ei ole ainulaadne. On tuhanded, kümneid tuhandeid samalaadseid lugusid. Inimesed, kes kaotasid kõik sellepärast, et nende juhid tegid valikud, mis teenisid nende endi huve, mitte rahva huvisid. Ja see on kõige traagilisem osa kogu sellest loost. Mitte see, et Päts kannatas. Vaid see, et tema kannatused olid minimaalsed võrreldes sellega, mida tema otsused põhjustasid teistele. Võtame veel ühe näite. Karl, kes oli väike ettevõtja Tallinnas, omas poeühikut, mis müüs raamatuid ja kirjatarbeid. Ta ei tegelenud poliitikaga. Ta ei omanud maad. Ta ei olnud rikas. Ta oli lihtsalt keskklassi esindaja, kes püüdis ülal pidada oma peret. Kuid pärast okupatsiooni konfiskeeriti tema pood. Teda süüdistati kodanlikus spekulatsioonis, kuigi ta ei olnud kunagi spekuleerinud. Ta saadeti töölaagritesse Venemaale, kus ta töötas 10 aastat. Kui ta lõpuks Eestisse tagasi lubati 1955. aastal, oli ta vana mees, haige, katkine. Ta ei suutnud leida tööd. Ta elas oma õe pool, sõltudes heategevusest. Ja ta suri 1964. aastal, mitte kunagi mõistes, miks tema elu hävitati. Need on inimesed, kelle nimesid ei ole ajalooraamatutes. Need on inimesed, kelle lugusid ei jutustata. Kuid nende lood on tegelik hind, mida Eesti maksis Pätsi kompromisside eest. Ja kui me küsime, kes on süüdi, siis peame mäletama neid nimesi. Peame mäletama Helmit ja Karli ja tuhandeid teisi.
Sest nemad maksid hinna otsuste eest, mida nad ei teinud. Finaal. Täna, 84 aastat pärast neid sündmusi, me vaatame tagasi ja püüame mõista. Mõned ütlevad, et Päts oli ohver. Mees, kes oli lõksus, mida ta ei osanud ette näha. Teised ütlevad, et ta oli reetur. Mees, kes müüs oma riigi isiklike huvide nimel. Kuid tõde on kuskil sealpool. Päts ei olnud koletis. Kuid ta ei olnud ka kangelane. Ta oli inimene. Nõrk inimene. Inimene, kes tegi valikud, mis tundusid mõistlikud hetkel, kuid mis osutusid lõpuks hävitavateks. Tema pere ei rääkinud tema kohta palju pärast tema surma. Tema lapselapsed, kes on nüüd vanad inimesed, ütlevad, et nende perekondades ei arutatud kunagi Pätsi pärandit. See oli liiga valus teema. Liiga palju häbi. Liiga palju küsimusi, millele polnud vastuseid. Ja võib-olla see on õige. Võib-olla mõned asjad peaksid jääma öeldamata. Kuid teiselt poolt, kui me ei räägi, kui me ei küsime neid ebamugavaid küsimusi, siis me kordame samu vigu. Moskva ei lõpetanud pärast Eestit. Nad jätkasid sama strateegiat teiste riikidega. Sama strateegia, leida nõrkused, kasutada raha, luua sõltuvus. Ja täna, 21. sajandil, me näeme seda strateegiat endiselt kasutusel. Teistes riikides. Teised juhid. Kuid sama muster. Sest ajalugu ei kordu täpselt, kuid ta riimub. Eesti sai oma iseseisvuse tagasi 1991. aastal. See oli ime. See oli hetk, mida keegi ei uskunud olevat võimalik. Kuid see iseseisvus tuli hinnaga. See tuli 51 aasta okupatsiooni hinnaga. 51 aasta, mil Eesti inimesed elasid hirmus, vaesuses, ilma vabaduseta. Ja selle hinna maksmise algas 1924. aastal, kui Konstantin Päts võttis vastu esimese tšeki Nõukogude Liidu kaubandusesinduselt. Kas me oleme õppinud sellest? Kas tänapäeva Eesti juhid mõistavad ohtu, mida majanduslik sõltuvus võib kaasa tuua? Mõned ütlevad jah. Eesti on ehitanud tugeva demokraatliku süsteemi. Eesti on liitunud NATOga ja Euroopa Liiduga. Eesti on mitmekesistanud oma majandust. Kuid teised hoiatavad, oht ei ole kadunud. Moskva ei ole muutunud. Nad kasutavad endiselt samu tööriistu, raha, energiat, informatsiooni. Ja kui me ei ole valvsad, võime leida end jälle samas olukorras, kus meie juhid teevad väikeseid kompromisse, mis tunduvad ohutud, kuid mis viivad lõpuks suurte katastroofe. Kuid kõige suurem küsimus jääb vastamata. Küsimus, mis ei ole ainult ajaloolist, vaid moraalne. Küsimus, mida igaüks meist peab endalt küsima, kui sa oled olukorras, kus sa peate valima oma isikliku turvalisuse ja oma rahvusliku kohustuse vahel, mida sa teeksid? Kas sa oleksid piisavalt tugev, et öelda, et ei? Või kas sa leiaksid viise, kuidas õigustada kompromissi iseendale? Kas sa ütleksid, see on ainult üks kord? See ei mõjuta midagi. Ma suudan seda kontrollida. Päts ütles seda endale. Ja ta eksis. Kuid kas meie ei eksiksime samuti? Ajalugu ei anna meile lihtsat vastust. Ajalugu ainult näitab meile, mis juhtub, kui me eksime. Ja Eesti lugu 1940. aastal on üks kõige selgemaid näiteid selle kohta, mis juhtub, kui juhid valivad valed valikud. Pätsi nimi on endiselt vastuolulikas Eestis. Mõned inimesed austavad teda kui riigi asutajat. Teised põlgavad teda kui reeturit. Mõlemad on õigus omal kombel. Sest Päts oli mõlemad. Ta oli mees, kes aitas ehitada Eesti riiki. Ja ta oli mees, kes aitas seda riiki kaotada. Ja see vastuolu on tema pärand. Pärand, millega Eesti elab siiani. Arhiivid on endiselt täis dokumente, mida pole veel uuritud. Ikka veel on saladused, mis pole välja tulnud. Ikka veel on küsimused, millele pole vastuseid. Ja võib-olla need vastused ei tulegi kunagi välja. Võib-olla mõned asjad on mõeldud jääma saladuseks. Kuid üks asi on kindel, kui me tahame mõista, kuidas Eesti kaotas oma iseseisvuse 1940. aastal, ei piisa vaadata ainult Molotovi-Ribbentropi pakti. Ei piisa vaadata ainult Stalini ultimaatumit. Me peame vaatama palju kaugemale. Me peame vaatama 1920-ndatesse. Me peame vaatama neid väikeseid otsuseid, neid väikeseid kompromisse, neid väikeseid tehinguid, mis said vundamendiks sellele, mis juhtus hiljem.
Ja kõige tähtsam, me peame mäletama neid inimeseid, kes maksid hinna. Helmit. Karlit. Tuhandeid teisi, kelle nimesid me ei tea, kuid kelle lood on sama olulised kui Pätsi lugu. Sest ajalugu ei ole ainult suurte meeste lugu. Ajalugu on kõigi meeste ja naiste lugu. Ja kui me unustame nende lood, siis me unustame tõelise hinna, mida makstakse siis, kui juhid teevad valed valikud. Nii et küsimus jääb, kes päriselt ostis Eesti? Kas see oli Moskva, kes pakkus raha? Või kas see oli Päts, kes võttis selle vastu? Või oli see süsteem, mis lubas sellised tehingud? Või olime see meie kõik, kes ei küsinud piisavalt küsimusi, kes ei nõudnud piisavalt läbipaistvust, kes uskusime liiga kergesti, et meie juhid teavad, mida nad teevad? Vastust pole. On ainult õppetund. Õppetund, mida me peaksime kandma iga päev. Vabadus ei ole midagi, mida sulle antakse kord ja igaveseks. Vabadus on midagi, mida pead kaitsma pidevalt. Ja esimene samm selle kaitsmisel on valvsus. Valvsus selle suhtes, kes sinu juhte mõjutab. Valvsus selle suhtes, kust nende raha tuleb. Valvsus selle suhtes, milliseid kompromisse nad teevad. Sest kui sa lased sellel valvsusel nõrgeneda, siis üks päev ärkad ja leiad, et sinu riik ei ole enam sinu riik. See kuulub kellelegi teisele. Ja siis on juba liiga hilja. Eesti õppis selle õppetunni kõige raskema viisil. Aga kas me oleme tõesti õppinud? Või kordame me samu vigu, lihtsalt teiste nimede ja teiste tehingute all? See on küsimus, millele aeg annab vastuse. Kuid ükskõik, milline see vastus on, me ei tohi kunagi unustada Pätsi lugu. Sest see lugu ei ole ainult minevikust. See on hoiatus tuleviku jaoks.